No Katrin jagas meile äärmiselt asjalikku nõu, mis siis puutus kangastesse ja nüüd me proovime Kerli käest saada teada kõike vajalikku kingade kohta ja just nimelt kevadise kingamoe, kingatrendide kohta. Sa oled teinud valiku siia lauale. Räägi, mis meid siis ees on ootamas? No nagu sa näed, on valik suhteliselt värviline ja rõõmsameelne, nii et kõik inimesed, kes armastavad värve, võivad rõõmustada. Ja samamoodi võivad rõõmustada nii kõrgema kontsa kui ka madalama kontsa austajad. No näiteks siin, kui me vaatame madalamat kontsa, siis endiselt jätkab oma võidukäiku igasugune baleriina tüüpi king. Ja nagu siin on näha, Trend Expressi kauplustes on valik on suhteliselt lai ja samamoodi on ka värvivalik lai, et võime leida siin selliseid suisa heegeldatud kui ka niisuguseid, ütleme, oranže, rõõmsamaid kingakesi, mis mind eriti rõõmsaks teeb ja mis mulle väga meeldib, on see, et kingatootjad on otsustanud toota meeste fassongiga kingi naistele ja nad on need veel teinud värvilised. Et minu arvates on täiesti super leid niisugused kingad. Nii et see oli siis niisuguse madalama kontsa poolt, aga samas jätkab ikkagi oma võidukäikuga platvorm, mis on ka sellel suvel eriti populaarne. No toome näiteks kõik sellised, näiteks niisugused kingad. Et kui te soetate endale sellise fassongiga kingad, siis te võite täiesti kindlalt olla veendunud, et te olete väga popp ja moodne. Ja samas muidugi olgem ausad, eks see platvorm on ju väga mugav. Ja samas ütleme niimoodi, et ikkagi paraku suvi ei ole veel käes, et siis ütleme nüüd kevad-suviseks hooajaks on ka siis selliseid ütleme niisugused kevadise porikingi, et need on ka kõik moekalt platvormid, et kui te kannate sellist kinga, te olete väga popp, moodne ja trenditeadlik. Kui me võtame nüüd kingakontsad, siis hetkel on moes kaks väga erineva jämedusega kontsa, ütleme nii, et mis väga populaarne konts on, ütleme hetkel on niisugune natukene nagu jämedam selline vanaema konts, et kui te endale soetate sellised kingad, siis nendega on ütleme natukene kindlam diskotada ja tantsida, et ei pea nii palju pabistama, et kas king vastu peab või et te näiteks oma kontsa alt ära ei tantsi. Ja samas ikkagi endiselt on väga populaarne ka selline peenikene konts sellise kerge platvormi peal. Et põhimõtteliselt need on siis nagu need kaks valitsevat kontsatüüpi, mis hetkel siis väga popid ja moodsad. Ja samas on jälle see asi, et need ka, kes eelistavad niisugust rahulikumat ja klassikalisemat kinga ja kes igasuguse äkilise moevooluga ei taha kaasa minna, et ka nemad leiavad siit endale moodsa kingapaari.